Minu nimi on Marko Laimre ja mina olen Eesti Kunstiakadeemia fotoosakonna professor ja juhataja. Eesti Kunstiakadeemia fotoosakond tegeleb päris mitme asjaga. Esiteks koolitab ta välja uusi ja huvitavaid peamiselt kaamerameedias töötavaid kunstnikke. See on siis selline peamine eesmärk. Ja siis sellised kõrvaleesmärgid on siis üldisemalt anda pädevat fotoalast ja kunstialast haridust kõige laiemas mõttes. Kunstiakadeemia fotoosakond ei tegele mitte ainult siis kitsamalt fotograafiaga, vaid ka puudutab videomeediumit ehk siis kõiki teisi kaameraid kasutavaid valdkondi. Ikka fotoosakonna põhisuunituseks on rahvusvaheline kaasaegne kunst ja rahvusvahelise kaasaegse kunstimaailm kõige laiemas mõttes. Seetõttu erineb meie osakond mõnevõrra klassikalistest fotograafia õpetust jagavatest osakondadest siin ja sealpool piiri, kuna EKA fotoosakond peab täitma teatavat rolli, ütleks isegi, et tsentraalset rolli Eesti kunstimaailmas, tagama uute ja huvitavate ideede ja kunstnike siis kohalolu või jätkusuutlikkuse. On suunitlus selles, et anda võimalikult mitmekesist ja tõhusat kunstiharidust. Kui sa peaksid kirjeldama EKA fotoosakonda 5 märksõnaga, mis nad oleksid? Intensiivne. Ma arvan, et kõige iseloomustavam mõiste oleks tohutu intensiivsus. Aktuaalsus isegi. See, millega me siin tegeleme, on kahtlemata väga aktuaalsel positsioonil. Intellektuaalselt huvitav, probleemikeskne, ülimalt atraktiivne, kohalolev. No millega siis veel iseloomustada? Kui on tahtmist saada kunstnikuks ja edukaks kunstnikuks, siis on EKA fotoosakond vältimatu koht alustamiseks. Kõige õigem koht Eestis praegu. Ühesõnaga nalja siin ei tehta. Kui sisseastajal on midagi pakkuda, siis me pakume midagi vastu kah. Et päris siis jah, saepurust saia me nagu tegema ei hakka ja noh, seda ehk ei oodata meilt, aga ootaks sisseastujat, et ta teeb endale võimalikult siis tähendab, ma olen silmas selle all, et ta siiski püüab seda teha endale selgeks, et mis asi see või mis koht see on, mis asi on see subjekt, see kaasaegne fotograafiakunst või kaasaegne kunst tervikuna ja pärast seda, kui see valdkond on mingil määral endale siiski ära seletatud ja leitud, et sellega tahetakse tõepoolest tegeleda, siis tasub igal juhul proovida sisse astuda. Mida fotoosakond pakub, on muidugi jällegi natuke keerulisem, sest see sõltub ka õppekavast, mis muutub alati iga aasta ja on natukene ka tudengite põhine. Siis vaadatakse õunte pealt
aga kindlasti pakub ta mingit sorti keskbaasharidust kõigepealt fotograafia valdkonnas kindlasti. Siis ta pakub mingil hetkel osalust kunstimaailmas ja lõpuks pakub ta kõike seda, mis on heaks eneseteostuseks ja loominguks absoluutselt jällegi vältimatu või vajalik, ehk siis korralikku suhtlusruumi, seltskonda, siis ta pakub võimalust. Kindlasti pakub ta siis stuudiumi läbinutele mingit sorti võimekust asjadega hakkama saada, enese siis kirjeldamisega või siis oma loominguga. Annab mingit sorti instrumendid selleks, vahendid, võimaluse jätkata magistratuuris, doktorantuuris, võimaluse liikuda edasi. Ehk siis EKA fotoosakond ei õpeta eraldi spetsiifiliselt ei moefotograafiat ega spordifotograafiat, eks ole. Aga peamine suunitlus on meil siiski kaasaegse kunstiväli ja sellega tuleb ikkagi arvestada. Et sellest me ei pääse. Mis küsimusel see oli meil? Mul on 3 meetrit alles.